Järgmises ettekannete tsüklis või siis ettekannete jadas on 4 ettekande asemel 3. Jaanika Kroonberg on haigestunud ja tema mõtteid Hene Mihkelsoni ja Arvet Viirlaiu sisemadinatest kuuleme loodetavasti järgmisel aastal. Nii, aga kuna Jaanikat ei ole, siis on aega rohkem kõigil, mul ka, ja mõtlesin ikkagi, et alustaks inimkultuuri ja inimkogemuse essentsist ehk siis luulest. Nagu me teame, konverentsi pealkiri on olnud ikka veel täna, pärineb see 78. aasta luulekogust ehk siis Mihkelsoni esikogust selle talve laused. Ja tegemist ei ole seejuures tervikvärsiga, vaid poolega esimesest värsist ja ma loen lihtsalt selle luuletuse ette, sest minu arvates on väga hea sissejuhatus esimesele ettekandele. Luuletus on säärane. Olnu on ikka veel täna, nii kaua kuni elad kestab lapsepõlv. Tänased inimesed ja päevad on eelnevatega kõrvuti. Jaotumine on vaid aastaaegades, pikad lõputud sügised ja valged talved aina kestva lumega, millest kevad laguneb suveni, roheluseni, küpsuseni, et närbuda ja uuesti alata. 50., 60., 70. aastad meelevaldsed lõigud, mida süvendab mälestus. Aknaklaasil aina kustuvad jäälilled ja aurud ja vihmapiisad ja päike. 50., 60., 70. laotuvad su mälus kõrvuti ja üleminekud ühinevad. Ja küllap mitte ainult 50., võib-olla ka 40. Ja ma küsisin Aigilt, kuidas teda võiks sisse juhatada. Ta ütles, et ta on lihtsalt professor. Nii et Aigi Rahi Tamm, kodutus 1940. aastate kontekstis. Väga tore sissejuhatus oli. Minu slaid ei ole. Seetõttu ma võin nüüd selle klaviatuuri natuke kõrvale tõsta. Ja sõnastasin ma ka ettekande hästi laialt. 40. ja kodutus. Aga muidugi kodu ja kodumaaga seonduv 40. on ikka üks kesksemaid märksõnu küll. Ja mitte ainult elupaiga mõttes, vaid ka väärtuste mõttes. Kodul on ikkagi väga palju tähendusi olnud, kui me loeme lugusid. Võib-olla mina olen kõige rohkem siis selles majas talletuvaid Eesti elulugusid lugenud. Aga samavõrd tähenduslik on ka sellisest oma turvalisest varjupaigast kodust ilmajäämine. Leo Luksi sõnul tuleb kodu Eesti kirjanduses esile just kadunud koduna. Või võib-olla ma siis võinukski selle pealkirja panna sunnitud kodutus, sest just 40. aastad seda meie peredele tihtilugu ka tähistavad. See on kõike hõlmav segaduste, ekslemiste, kaotuste leinaaeg. Ja tänase konverentsi keskmes olev Hene Mihkelsoni Aasveeruse uni tähistab minu jaoks kindlasti seda kodu kaotuse traagikat koos muu kaasnenuga. Ja juba romaani 3. leheküljelt leiame me siis järgmised katked. Oma sünnikohast, Moorakülast, olen mööda sõitnud harva, sisse põigenud loetud korril. Ma ei tunne siin peaaegu kedagi, vaid 4 esimest eluaastat tähendas see paik mulle kodu, sest. Ja sedagi on Vilma sisendanud ja loitsinud, on päris kole käia seal, kus oled metsavennana elanud. Kui palju hirmu on teised meie tõttu tunda saanud. Ja kõik ainult sellepärast, et kampmehi arvas, et saab võimudele vastu. Kuulakuks tehti meid kõiki, sind ka, keratab ema, keda ta hiljem meelsamini Vilmaks, kui emaks nimetab. Ja meid oleks ära küüditatud, kui metsa poleks läinud, aga just sinna ei oleks me pidanud minema. Teised on ikka paindlikumad, segastel aegadel vaatab iga üks, kuidas ta saab, ei pruugi suud, ei näita välja, mis mõtleb ja ei sõdi, hõikab rõhukalt Vilma, nagu juhataks ta miitingut. Võimudele hakkab vastu vaid loll. Ma ütlen sulle, et mul on häbi seal kandis käia
ja enese pärast mina juba küll ei häbene. Ma ei võta rohkem analüüsida Ene Mihkelsoni teksti, aga need katked markeerivad ära nii mitmedki ajastule iseloomulikud jooned ja siit paistab välja ka selliste eripalgeliste suhtumiste skaala, millega tuleb neid aastaid uurides kindlasti arvestada. Paari nädala eest postitati sellisesse Facebooki gruppi nagu Vana-Võrumaa vanad fotod. Üks perepilt aastast 1953 ja seal olid siis postitaja vanaisa, vanaema koos 3 lapsega, poja ja 2 tütrega ja sellele oli siis lisatud järgmine kommentaar. Ikka vaatan, oma vanaema silmades on nii palju kurbust. Emata jäi ta 14-aastaselt. 3 nooremat õde venda jäid tema kantseldada. Lisaks küüditamishirm, kodutalust äratulek, aga see on ju nii tavaline eestlaste saatus. Isegi Siberisse ei saadetud. Jah, tõepoolest, isegi Siberisse ei saadetud. See võib tunduda uskumatuna, aga selline väljaütlemine ei ole ainukordne, vaid iseloomustab just seda määramatust ja ebakindlust, et selle kõrval võis isegi Siberisse saatmine tunduda millegi punktina. Ja siinkohal ma toon nüüd näite Leelo Päts-Kõlarilt, kelle isa, helilooja, koorijuht Riho Päts arreteeriti 50. aastal. Tütar Leelo sõitis vabatahtlikult koos oma väikse tütrega 51. aastal Kiierovi oblastisse abikaasa juurde asumisele. Erich Kõlar arreteeriti Filharmoonia estraadiorkestri ringsõidu ajal 51. aastal, sest ta oli jäänud 41. aastal küüditamata. Tema isa oli 42, oli Kamskis hukkunud, ema vend viidi Siberisse, tulid tagasi ja viidi uuesti. Ja tollast otsust kirjeldas Leelo järgmiselt. Kui ma Kõlarile Kiierovi oblastis järele läksin, siis oli küll niisugune tunne, et nüüd niimoodi jääbki. Sest siin Eestis ei tohtinud ju mitte midagi teha. Mõtlesin aiandis, kuhu ma sattusin pärast konservatooriumist väljaheitmist, et seda tööd võime ju seal ka teha. Aga seal oleme me koos. Mõtlesin, et mis ma siin istun, kus keegi mind ei tereta, olen parem seal, koos oma perega, kasvatan kaalikaid. See oli periood, kus lootust ei olnud, et see lõpeb. Ei olnud. Neid näiteid on veel palju, aga nende näidete kõrval küsin ma endalt tihti, et kas me üldse suudame nagu tajuda kõiki neid inimhulki, kes mingil ajahetkel või kellest said rändajad, kodutud ekslejad ja millised üldse nende lootused sellistes olukordades olid ja mille nad otsustasid ennast lahti tõmmata kodunt, kui kodu oli muutunud ebaturvaliseks. Kui seda jada nüüd alustada, ja see ei ole kohe kindlasti mitte kuidagi pidi täielik, siis ma alustaks 39. aastast ehk siis Teise maailmasõja ja hilisemate põgenemiste käigus 39-44 tagajärjel lahkus ju Eestist valdav osa sakslastest. Aga üks väike grupp jäi alles ja keeldus lahkumast. Ja me tahame ikka küsida, et aga miks nad siis seda ei teinud ja milliseks kujunes nende saatus. Kõik nad küüditati 45 august, peeti kinni 261 saksa rahvusest kodanikku ja nendega läksid kaasa ka nende pereliikmeid, need kokku oli neid 407. Aga ikkagi, miks nad siia jäid? Nad pidasid Eestit oma koduks. Ja pärast seda, kui me oleme nüüd kolleegidega vaadanud nende materjale, võime me kinnitada, et nende puhul võis kokkukuulumine Eestiga kõiges, nii halvas kui heas, olla palju kaalukamaks argumendiks, kui me seda võib-olla tunnistada oskame või tajume. 40 aasta suvi kõigi natsionaliseerimiste, eraomandi kaotamiste, maade suundvõõrandamise, ümberjaotamistega, see oli ainult esimene vaatus.
Ühe elaniku ruumivajadus piirati ära 9 ruutmeetriga, septembris algas Tallinnast mittetöötava elemendi ja endiste majaomanike väljatõstmine. Endised omanikud pidid pealt vaatama seda, kuidas uued omanikud nende kodus vandaalitsevad, lõhuvad, rüüstavad, paljud korterid anti punaarmeelastele. Alguse said ka kõik võimalikud nii-öelda puhastamised, vaenlaste tekitamise kampaaniad, mis tõid kaasa tuhanded hukkunud, hukatud, lisaks 41. aasta küüditamine, pärast mida algas juba massiline varjamine ja kodudest põgenemine. Sõja kandumine Eestisse omakorda tõi kaasa sundmobilisatsioonid nii Punaarmeesse kui hiljem Saksa väkke, samamoodi sundvärbamised, nende eest põgenemised, evakueerimised või kas või need 24 000 rahvuskaaslast, kes 42-44 Saksa võimude poolt Peipsi tagant Eestisse toodi ja ühe katke olema võtnud ka neilt. Kui isa koduvärava kinni pani, nutis ta kibedasti aiaposti najal, siis nutsime kõik ja läksime teele. Maja uksed jäid lahti, sinna kolis elama üks ema sõbranna, kogu meine maine vara jäi maha, mis oli eluajal ehitatud, maantee oli ülekoormatud sõjamoonaga mõlemas suunas, enne Narvat lõppes lumi, edasi ei saanud, kui lõpuks Narva jõudsime, müüs isa kelgu maha, ostis uued kotid, pani kõik asjad sinna, meid juhatati suurde põgenike täis majja, 4 peale anti 2 nari, ema keetis ära viimased kartulid. Ja muidugi 44 suur põgenemine. Lääneriikidesse võis jõuda 70-80 000, ligi 21 repatrieerus, pöördus tagasi, vabatahtlikult või sunniviisiliselt ja paljude teekond viis kas kohe või hiljem Nõukogude karistuslaagritesse. Nii on siis sõja eel, ajal ja järel umbes 50 miljonit inimest Euroopas sunnitud oma kodudest alatiseks lahkuma ja eks sel põhjusel nimetatakse 20. sajandit tihti ka põgenike sajandiks. Aga see jada jätkub muidugi ka sõjajärgsetel aastatel, vastupanu mahasurumine, maareform, kolhoseerimine, järgmised küüditamised, poliitiline suunavõtt individuaalse majapidamise likvideerimisele, viis talurahva 50-51 aastaks vaesuse piirile, kus ei olnud enam ka võimeline oma pere vajadusi rahuldatama. 47 käivitunud kulakluse kui klassi likvideerimise kampaania, mis esialgu maksupoliitika kaudu teostama hakati ja see tundus ju riigile mitmekordselt kasulik olevat. Ühelt poolt laekus ränkade pingutuste hingaga lisaraha ja maksude maksmisega lootsid inimesed ikkagi saada õiguse jääda oma kodu edasi, aga teiselt poolt pidi nii ehk teisiti selline poliitika viima selleni, et talumajapsed suretatakse sel viisil välja ja avatakse tee kolhoseerimisele. Aga sellega kaasas käinud kulakute ja rahvavaenlaste väljaselgitamisest sai kindlasti üks külaühiskonda sisemiselt kõige enam lõhkunud protsesse üldse ja see ei lõppenud mitte küüditamisega, kolhooside loomisega, vaid kestis ka hiljem ja sellest räägime pisut hiljem, kui siis ära viidud kodumaale tagasi, neil lubati naasta. Aga kui 45 elas Eesti linnades kolmandik, siis 53. aastal juba pool vabariigi elanikest ilma jäämine oma talust, kodust, loomadest. See ei olnud ainult loobumine varast, aga see oli ka ilma jätmine ennast oma unistustest ja elutööst. Aga kõigi nende loetluta kõrval on mul olnud ikkagi alati üks grupp inimesi, kes on olnud pidevas äraviimise hirmus, jätnud justkui ise vabatahtlikult oma asjad ja elukohad maha ja läinud pagendusse. Ja sellised pagendamised, peitmised võisid kästa aastaid ja need kannatused on tihti meile üldse märkamatuks jäänudki. Helle Viir on meenutanud. Kogu nõukogude ajal olime elanud pool illegaalset elu. Iga kuulujutu peale otsisime tuttavate juurest ööbimiskohti. See polnudki nii lihtne, keda sa sead löögi alla.
kuidas saada perega kohale märkamatult. Olime üle elanud ühe väga jõhkra läbiotsimise, kui isa otsiti. Siis puistati pool ööd, vehiti revolvritega, ähvardati, olime varjunud ja ööbinud tuttavate juures, riskides neid ohtu seada. Ja nii oli Helle Vere 49. aasta märtsiküüditamise ajal juba pidevast ringirändamisest niivõrd väsinud, et ta suhtus toimuvasse juba üsna paratamatusse. Ja ma peatuks nüüd järgnevalt ühel Eesti elulugude kogule saadetud lool aastal 2005. See on 2006 sündinud Johannese lugu. Aasta pärast selle loo saatmist Johannes suri. Kui palju nüüd temasuguseid on olnud, on keeruline öelda. Aga 40. aasta pöördajal oli ta siis 14-aastane poiss, jäi isa haigestumise tõttu tööle tallu ja seal oli ta kogu Saksa okupatsiooni aja, kuni siis 44 jaanuaris tuli kutse asuda Saksa tööteenistusse. Minna Saksamaale sulaseks, see ei ahvatlenud. Valisin paari kollivannaga teenistuse Saksa lennuväes, õhuseires. Saatuslikuks temale sai isa surm septembris 44 isa matuste ajal. Ambla kalmistul kostus juba lähenevat kahurimüra ja kuigi tal oli siis kindel plaan minna oma väeosaga Saksamaale, ta enam Eestist välja ei pääsenud, peitus paar päeva metsas ja läks koju tagasi, kuhu tuldi siis tema dokumente kontrollima. Pääsesin tänu talus elanud Narva sõjapõgenikele, kes valdasid hästi vene keelt ja kinnitasid, et ma pole Saksa sõjaväes teeninud, kuna olen noorem. Seekord punaväelased lõpuks lahkusid mind kaasa võtmata, kuid lubasid tulla tagasi ja olgu siis dokumendid olla. Oktoobris sai ta käsu ilmuda siis sõjaväekomisjoni, 26. aasta poisse hakati punaväkke mobiliseerima ja esialgu ta siis otsustas kaasa minna mobilisatsiooniga, aga lootusega, et siis võimalusel deserteeruks. Aga kui 45 tuli käsk Kuramaale saata Eesti korpuse täiendust, siis ta oma Saksa lennuväes teenimist enam ei varjanud, see päästis küll teda Kuramaale saatmisest, aga ta suunati ümber sõjavangide laagrisse ja need mehed siis tegid töid erinevates Eesti piirkondadest. Saatusid nad Võrumaale ja sealt kavatseti nad siis edasi saata Venemaale Ilmeni kanti vanu lahingupaiku demineerima, millest andis neile siis teada nende rühmaülem, armeenlasest leitnant ja andis meestele ka mõista seda, et nüüd tuleks neil kiiresti tegutseda ja otsustada, mida üldse teha, sest tema ise läks ära Armeeniasse. Grupist jäi alles 10 meest, üle 60 jooksid laiali, nende hulgas ka Johannes koos 2 kaaslasega, läksid tagasi kodukanti, aga siiski päris koju minna ei julgenud ja hakkasid ehitama punkrit. Nüüd 45 juunis Ambla lähistel toimus kokkupõrge julgeolekuvalitsusega, üks poistest kaaslastest langes seal ja pärast seda ta enam koju elama ei julgenud minna. 46 tutvus ta naaberkülas tütarlapsega, aasta hiljem noored abiellusid ja kavatsesid siis koos minna kaugemale tööd otsima. Aga septembris 47 toimus siis naaberkülas haarang ja Johannes võeti kinni ja viidi Paidesse vanglasse kinni. Millest teda siis süüdistati, oli tööpataljonist deserteerumine, enda varjamine ja Johannes kirjutab järgmist. Püüdsin esineda tavalise, vaikse, debiilse külapoisina, kes 46. aasta amnestiaga ei julgenud välja tulla. Nüüd tehti minule ettepanek, et mind ei koristata ja antakse dokumendid, kui täidan nende tingimused. See tähendas asudas NKVD nuhiks ja Reeta Metsavendi ja ka selle talu peremees, kus mind arreteeriti. Mäletan 41. aastat analoogseid lugusid. Vanglast põgeneda oli vähe väljavaateid. Kui võtan ettepaneku vastu, võin siit pääseda välja ja siis võin tegutseda, nagu ise õigeks pean. Võin kaduda julgeoleku silmapiirilt. See hoiatus, et kui ma ülesannet ei täida, et siis võidakse mind karistada surmanuhtlusega, mind ei heidutanud.
Ja nii olingi paari nädala pärast tagasi kodukülas legendiga, et mul õnnestus vanglast pääseda. Aga oli selge, et nüüd peame kaduma koos perega, sest kui mina ei täida ülesannet, langevad julgeolekuohvriks minu abikaasa ja 60-aastane ema. Kuidas pere toimis? Ema asus müüma lehmi, karja ja masinaid tuttavate juurde laiali vedama. Temal tuli siis maa jätta kogu oma elutöö, aga veel enne lahkumist sündis väike poiss ja naine lapsega ja ka algselt ema sõitsid siis esmalt Tallinnasse, aga sealt liikus siis naine koos pojaga juba edasi Pärnusse, kus oma ristiema juurde, kes oli keskkooli matemaatika ja joonistusõpetaja. Johannes lõi siis talu aknad laudadega kinni, läks oma teed, oli saanud 400 rubla eest endale osta võltsitud dokumendid ja lootis ka kusagil tööd leida. Esialgu proovis seda Tallinnas teha, käis ära ka naise juures Pärnus, aga kartis vahele jäämist ja sealt läks ta Läänemaale ja elas sõbra juures, kellega ta siis oli koos deserteerunud. Sõber varjas endiselt pere juures, vahel liikus ringi ka naiste riietuses. Mina sain seal ringi liikuda avalikult ja aitasin teha talutöid, võõrastele esinesin kui peretütre kavaler pealinnast. Nüüd Johannese naine omakorda läks Pärnust siis Järvamaale oma vanaema juurde, oli seal ka märtsiküüditamise ajal, kui 2 tema tädi ära viidi sealt. Vanaema nimekirjas ei olnud ja ta määrati siis vanaema hooldajaks. Poja jättis ta siiski Pärnusse. Johannese ema liikus oma soodu, kõigepealt siis Tallinnast kodukülla lähemale ja proovis siis seal ühes naabertalus olla koduhoidjaks. Johannes on ka seal siis mõne aja peatunud, aga sealt liikus ta siis samuti naise vanaema juurde, kuhu omakorda oli vahepeal elama paigutatud Sofoosi sootehnik, kes olid Võrumaalt põgenenud selle eest, et kulakuks tehti. Nüüd võisin ka mina seal majas pikemalt peatuda. Võõrad elanikud majas olid minule ainult kattevarjuks, aga paraku oli majas toimuv siiski julgeolekule teada ja 52. Väike-Maarja rajooni julgeolek süütas minu abikaasa vanaema elumaja katuse, lootes sellega, et tulekahju puhul tulen mina välja. Maja oli sõdurite poolt ümber piiratud. Õnneks olin mina eelmisel päeval lahkunud. Järgmisel päeval teostati Tapa rajooni miilitsate poolt majas passikontroll, abikaasa viidi ülekuulamisele. Temale tehti ettepanek kutsuda mind tagasi ühiskonda lubadusega varjamise eest mitte karistada. Tuli teha otsus, mida edasi, mingit andestamist ma ei uskunud ja olin kindel, et abikaasad rahule ka ei jää, järelikult tuleb meil julgeolekuhaardest hajuda, see sai ka teoks. Kahjuks tuli aga abikaasa vanaema jätta võõraste hooldada. Vahepeal oli üks poiss veel perre juurde sündinud, tema siis otsustati viia varjule Läänemaale. Poeg hõikas ema emaks ja mind mammaks, kuna sõna isa oleks võinud tuua pahandusi. Paraku noorem poiss suri ja vanemad matustele minna ei julgenud. 53 Stalini surmajärgselt jõudis siis nendeni teade, et välja on antud amnestia Saksa sõjaväes teeninutele, kellel pole veresüüd. Ja samuti jõudis siis nende kõrvu see teade, et Tapa prokuratuuri on suvel ilmunud inimesed, kes on küüditamise eest varjunud ja keda otsiti taga, aga nüüd on neile antud dokumendid ja nad on tööle suunatud. Ja selle peale läks siis abikaasa esmalt Tapa prokuratuur ja 3 päeva hiljem ka Johannes. Ja uus julgeolekuülem sõnas siis Johannesele järgmist. Sa oled ennast ise 8,5 aasta varjamisega karistanud. Koju tagasi me minna ei saanud. Minu kodus, mille 47 maha jätsime, elas kolhoosi esimees oma perega. Saime siiski üürilseks ühes naabertalu külas, kus elas üksinda veel vana perenaine. Millise hinnangu Johannes siis nendele aastatele on andnud? Olin kaotanud 10 aastat oma noorusest.
Saksa sõjaväkke minnes olin 18, nüüd 28. Kokkuvõttes oli minul siiski säilinud perekond, abikaasa, 6-aastane poeg ja ema. Me olime kaotanud kodutalu ja kõik muu koos sellega, aga elu oli säilinud. Kokkuvõttes olin pääsenud Nõukogude vangilaagrist, kuhu mind kindlasti oleks saadetud, perekond oli pääsenud küüditamisest. Samuti ei olnud minust saanud punaste võimurite käsilast, reeturid, saatus pidas mind soosikuks. Minu suguvõsa mehi jäi nii Sinimägedesse kui Tehumardi mulda, paljud olid välismaal. Sellepärast pean ennast kõigist kannatustest hoolimata õnnelikuks inimeseks. Lubasin ennist, et räägin ka sellest ajast, kui vangistatud jõudsid kodumaale tagasi. 57 anti välja siis korraldus, et tagasi tulnud ei tohi elama asuda Tallinnasse, piiritsooni ja nendesse linnadesse, rajoonidesse, kust nad ära viidi ja loomulikult ei kuulunud vara mingil moel tagastamisele. No reaalselt tähendas see otsus oma kodudesse tagasi pöördumise keelamist, mis sisuliselt tähendas ju karistuse pikendamist ja kodutuks kuulutamist ja eriti ränk oli see muidugi vanematele inimestele, kellele tähendas ju koju tagasi jõudmine katsumuste lõppu nende mõtteis. Aga samas oli kohaliku astme võimudele antud või jäetud ka selline õigusmööndusteks, et võidi vanuritel, töövõimetutel ja ennast positiivselt ülalpidavatele isikutele lubada neil elama asuda ikkagi rajooni, kust nad ära viidi. Ja osa ka sinna jõudis. Nii et selliselt sai selliste piirangute järgimise ja nende püsimise kõige olulisemaks lüliks karistatute suhted paikkondlike võimudega ja üldse suhted kohalikul tasandil. Ja neis oludes on hakanud tagasi pöörduma ka need, kes vahepeal on ringi rännanud. Mul on siin üks näide, 58. aastal pöördusid tagasi oma kodukohta eakad Taavet ja Emilia Vaiga, kellele kolhoosi esimees oli andnud loa, et nad võivad oma tallu tagasi tulla. Samas majas elas kolhoosi brigadir, no võib arvata, et probleemid ei lasknud kaua oodata, mida tõepoolest 3 aastat, ja siis arutas parteikomitee perekond Vaiga küsimust ja nõudis, et nad talust ära koliksid. Sest perekond Vaiga oli endises talukohas end peremehena näidanud. Ja pinged suurendasid muidugi ka peretütarde väljaütlemised, kes käisid vanematel külas, neid olid ebasündsad ja nõukogude vastased. Tulemuseks oli siis see, et Taavet vallandati tallimehe ametist ja muidugi oli ta tallimeheks omaenda taluhoones. Nii et see 47. aasta kulaklusega klassi likvideerimine jätkus nüüd uutes vormides. Aga jah, inimesed on teinud kõikvõimalikke katseid, et oma talukoht tagasi saada ja kui nüüd siia lõppu 2 sihukest näidet tuua, siis viimane asukas lahkus meie talust 67. aasta kevadel. Aasta hiljem ostsime maja kolhoosilt 500 rubla eest tagasi. Selle tagasiostu peale kulus aasta. Seda mitte kellegi vastuseisu tõttu, vaid vastupidi, kolhoosi esimehe soovitusi jälgides. Nimelt soovitas ta natuke oodata, kuni nad maja hinna alla hindavad ja nii ka tehti. Või siis see teine näide, ka minu ema-isa taotlesid kodu tagasisaamist 67. Maja tagasi ei antud, aga suur talumaja müüdi neile 600 rubla eest tulepuudeks. Seda muidugi nad maha ei lammutanud, vaid hakkasid kohe maja remontima. Need on siis mõningad episoodid, millega ma siis ilmestasin kodu ja kodutuse teemad. See on muidugi üsna lõputu teema. Aga siinkohal ma tõesti, aeg on otsas, panen punkti ja tänan teid kuulamast. Aitäh ja aega on orienteeruvalt 5-10 minutit küsimusteks.
tore oleks, kui kellelgi on küsimus ja ta tahab küsimuse esitada, et sellele eelneks ka väga põgus tutvustus, kelle küsimusega tegemist. Et Heli Kirsi, Rakvere Riigigümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetaja. Et aitäh selle väga sisuka ja ka emotsioone täis ettekande eest. Aga sellele lisaks kuidagi tekkis mul selline tahtmine öelda, et paljud siin olijad võib-olla mäletavad, et oli aeg, kui Uno Naissoo laul Mu kodu Jaak Joala esituses pandi keelu alla. Mu kodu. Või siis meenutada Juhan Viidingu Nukitsamehe filmist Kus on kodu, kas on kodu, kus on kodukoht. Et see kodu on meil tõesti väga suure väärtusega olnud. Ja hiljem seda teemat on kuidagi nagu hoitud niimoodi vargsi alles. Ja siis kolmas mõte võib-olla, mida ma tahtsin jagada, et jälle teatud generatsioon mäletab ilmselt venekeelset laulu Moj dom või Moj aadres nie dom i nie ulitsa, Moj aadres Sovetski Sojus. Need on väga tähenduslikud. Aitäh! Jah, kahtlemata, et kui nüüd elulugudes ka kõigist nendest erinevatest kaotustest räägitakse, kirjeldatakse, siis kodu teema on üsna läbiv või vähemalt paralleelselt, aga muidugi sõltub väga palju tõepoolest siin põlvkonnast. Et kõik need kodu ja paiga seosed on nüüd teise maailmasõja sündmuste tõttu küll kõvasti nõrgenenud, aga mida on toonud välja Tiiu Jaago folklorist, kes on tegelenud just Eesti perepärimuslugudega, siis tema on rõhutanud seda, et need seosed koduga, et seda ei seostata enam nüüd sel viisil ei esivanemate ega ka vana taluga, vaid pigem juba rohkem nagu iseendaga ja oma sellise isikupära kaudu tuuakse rohkem seda koduteemat sisse, nii et selline kodust rääkimine on kindlasti siin nüüd nii aja jooksul kui ka põlvkondade lõikes muutunud. Aga jah, neid laule muuseas meenutatakse, see on täitsa tavaline, et elulugudes need laulud on ka sisse põimunud, mis niimoodi meelde tulevad. Tänan ettekande eest ja minu küsimus või teie jutt tõi mulle meelde oma vanaema, kes ostis minu arvates alles 70ndate lõpus või 80ndatel oma isa talu oma pojale tagasi ja vist 300 rubla eest. Et küsimus on selline, et kas on mingi laine, et kas see on nagu juhuslik või on see niisugune üldine laine, et hakati ostma ja müüma ja ostma neid talusid tagasi. Aitäh! Neid võimalusi on, ütleme, 60ndatel, 70ndatel ikkagi kasutatud, kus vähegi võimalik. Aga see on seesama koht, millele ma siin osundasin, et väga palju sõltub ära kohalikest suhetest. Kui sul olid seal kohapeal need suhted sassis, siis ära sa mitte loodagi, et sa saad sinna poole tagasi elama minna või seal midagi tagasi osta, sest ka antud juhul, eks ole, on neid ettepanekuid teinud kohalikud kolhoosi esimehed ja muud tegelased. Et see on sõltunud väga palju ära just nimelt omavahelistest suhetest. Et see on nagu kõige suurem loogika, millele ma julgeks nagu osundada. Jah, aitäh, et see tegelikult klapib väga selle pildiga, mis mul sellest ajast on. Et tõesti kohalik kolhoosi esimees, Edu kolhoosi esimees oli väga, väga inimlik ja väga vastutulelik selles küsimuses, tuleb meelde. Aitäh!
Jätkuvalt Peeter Kaasik. Olles seda teemat natukene nüüd mitu aastat uurinud, siis on tegelikult üks asi on kodu ja teine asi on maa, mida ei saa nagu otseselt lahutada. Et üks on elamine ja teine on nagu see, ütleme, see, mis annab toidu. Ja ma arvan, et inimeste jaoks oli võib-olla isegi natuke suurem traagika see, et maareformi käigus ja hiljem kollektiviseerimise käigus võeti ära tegelikult see maa ja millega inimesed kaotasid nagu selle sideme selle maaeluga. Ja ütleme, kui tuua nagu metsavendus siia mängu, siis tekkis väga suur uusmaa saajate seltskond, mis tekitas külas iseenesest, tekitas väga palju vastuolusid niimoodi ja kaasa arvatud ka, ütleme, selliseid tegusid, mis oleks võinud nagu tegemata jätta. Et ma selle kodu juures või rõhutaks ka nagu maad niimoodi. Ja see ei olnud ainult, ütleme, nii-öelda, kellel oli suurem talu. Et side, ütleme, selle kohaga ja selle maaga olid ka, ütleme, täiesti popsidel ja lausa saunades elavad inimestel. Väga päri selle täiendusega. Aitäh. Läheme edasi. Aitäh, Haigi.